Meil on võimalik täna kuulata Jumala sõna ja rõõmutseda tema sõna üle. Sest Jumala sõna on hea. Eelmisel korral me vaatasime seda, kuidas me võime kuradile avada ukse. Ma ei teinud slaidi selle kohta, ma põgusalt tuletan meelde, et üks oli siis rahu kaotamise läbi, siis oli Jumala plaanist kõrvale kaldumine ja siis tänu puudumine. Need on 3 peamist viisi siis, kuidas on võimalik ka kuradile ukse lahti teha, mida endale ellu sisse lasta. Aga kui me oleme ukse lahti teinud, siis me võime selle ka kinni panna. Ja kui me oleme piiblit lugenud ja saanud teadmisi juurde, et me oleksime mingis olukorras võinud teistmoodi käituda, siis on meil oma elu üle meelevalda. See tähendab, ma teen korrektuurid. Või kui ma olen kuulanud mingit jutlust ja ma mõtlen, ma oleks pidanud selles olukorras teistmoodi käituma, ma oleks pidanud nii tegema, siis mul on võimalik see nüüd rakendada. Et see on see hea asi, et me võime panna ise ukse kinni ka, kui me oleme kogemata lahti teinud. Põgusalt vaatame üle, on ikka olemas, jah? Filiplastele 4:6. Ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja laiendatud klassikaline tõlge ütleb, ära muretse ega tunne ärevust mitte millegi pärast, vaid igas olukorras ja kõiges palve ja anumisega koos tänuga tehke oma vajadused Jumalale teatavaks. Ehk Jumala vägi on meie juures või meis, et aidata meid. Aga oma muretsemisega võime panna selle ise kinni selle väele, just kui takistada selle väe voolamist. See on see, miks ta ütleb ära muretse, et Jumala vägi saaks liikuda, sest kui me muretseme, siis me ei kasuta oma usku. Ja tegelikult ei kuule me ka Jumalat, kui me muretseme. See tähendab tegelikult, isegi kui me oma vea tõttu oleme kuskil seal, meil on justkui näiliselt põhjus muretseda, siis ei ole ükski möödapanek nii suur, et Jumal ei suudaks meid taastada või meile appi tulla. Jumal on vägevam kui ükskõik mis möödapanek. Meil on vaja meelt parandada, ehk siis kui me oleme ise midagi põhjustanud, me parandame meelt, heidame mure ikkagi tema peale ja laseme tal taastada. Sest mõnikord me oleme ise apsakaid teinud, aga see ikkagi ei tähenda, et me võime muretseda või et me võime endasse lubada mingisugust seda tunnet, et vaata, see oli minu põhjusel tehtud viga või apsakas, et nüüd ma justkui pean kannatama mingisugust kaotust. Et isegi siis ei pea muretsema selle pärast, kui me oleme ise mööda pannud. Me ei pea laskma enda pähe ühtegi sellist kaotuse mõtet, et ma justkui väärin kaotus, sest ma ise põhjustasin selle mis iganes olukorra enda elus. Et Jumala vägi on alati suurem meid taastama kui see, mis meile vastu seisab. Me vaatasime ka 1. Peetruse 5:7 ja laiendatud tõlkes ta ütleb, heitke kõik oma mured, mitte osaliselt, vaid kõik. Kõik hirm, ängistus, mured ja hool tema peale üks kord ja alatiseks. See tähendab, me ei võta tagasi enam seda, vaid selle, mis me tema peale andsime, me jätame tema kätte, sest ta hoolitseb teie eest. Kuidas? Hellalt. Ja ta peab teie eest hoolt valvsalt. See tähendab, tegelikult on ju niimoodi, et kui kellegi käes on mingi asi, kui minu käes on mingi asi, siis sina ei saa sellega tegutseda, eks? On nii? Mina hoian telefoni, siis sa ei saa seda enda kätte. Sa ei saa nibida seda siin. Sama on, kui me muretseme, siis mure on ju meie käes. Jumal ei saa tegutseda sellega. Ma peaksin telefoni andma sulle, et sa saaksid selle lahti teha ja toimetada sellega samamoodi. Me anname mure Jumala kätte, et ta saaks sellega midagi teha. Aga kui me hoiame kiivalt seda endale, siis tal ei ole millegagi tegutseda, sest see mure on meie käes. Ta ütlebki, heitke kõik oma mured. Ärge jätke mitte midagi enda kätte. Lähme Matteuse evangeeliumisse 6. peatükk 25 salm. Ma loen siit 30, loen jutti praegu 32. Sellepärast ma ütlen teile, ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa ja mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda.
eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika ega pane kokku aitadesse. Ja teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam kui nemad. Aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? Ja miks te muretsete riietuse pärast? Pange tähele lilliväljal, kuidas nad kasvavad. Nad ei tee tööd ega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest. Kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse, nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teid, teie nõdrausulised? Ärge siis olge mures, küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietume. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate, ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust. Siis seda kõike antakse teile pealegi. See on ka see üks juhis, kuidas meie peaksime käituma, aga see oli ka juhis, kuidas Jeesus siin maa peal käitus. Tema elas oma sõnade järgi. Ehk tema ei olnud mures selle pärast, mida süüa, mida juua, millega riietuda. Tema teadis, et Jumal on tema varustaja. Tegelikult, mis on söök ja jook ja mis on riided, kas nad ei ole mitte meie baasvajadus, meie see kõige madalam asi, mida me igapäevaselt vajame. Söök, jook on igapäevane asi, riietume iga päev, eks ju, peame selga panema mingid riided. Tegelikult ta siin ütleb, et alates kõige, kuidas ütelda, võib-olla see ei ole nagu väga kõrge tasandi mure, ütleme nii. Meil on igapäeva elusituatsioonid. Võib-olla on laste kasvatamisega mingisuguseid küsimusi, mis on ju tähtsamad kui see, kas ma söön või joon. Või siis on eluolukorrad, vastuseisud, mis tulevad. Aga siin ta ütlebki, et kuni kõige madalama tasandini välja ära muretse mitte millegi pärast. Mitte millegi pärast. Sest mis ta ütleb 32 salm? Sest seda kõike taotlevad paganad. Kuidas nad taotlevad seda? Läbi oma pingutuse, läbi oma muretsemise, mõtlemise selle peale, kuidas saada süüa, kuidas saada juua, kuidas saada riideid, kuidas saada seda teist ja kolmandat. Kui sa tunned Jumalat, siis ei ole meie tähelepanu, igapäeva elu tähelepanu keskpunkt mitte see, kuidas ma saan süüa juua. Me ei muretse nende asjade pärast, sest meil on Jumal, me tunneme oma Jumalat, meil on leping Jumalaga ja selles lepingus on kirjas, et ta varustab meid sellega. Igapäeva vajaduste rahuldamisega või sellest ta rahuldab meie vajadused, sest meil on leping. Me tunneme oma Jumalat, me teame oma lepingut. Ja hea mõnikord mõelda, et tegelikult mu isa teab. Mu isa teab, mida ma vajan. Ta teab mind. Ta teab minu algust ja minu lõppu. Ta teab seda, kus ma praegu olen. Ta näeb igat hetke. Ja ma saan lasta oma isal tegutseda sellega, mida tema teab minu kohta. Ja ma annan selle tema kätte. Tegutse sina sellega, sest sa tead. Ta ütleb veel seda, et 32 salm, et seda taotlevad paganad. See on see, mida paganad teevad, aga mitte see, mida meie usklikena teeme. Mida ta ütleb 33 salm, mida kristlased teha võiksid? Meie Jumala lastena otsime esiti Jumala riiki. Mitte ei taotle seda süüa juua, see ei ole meie fookus, vaid meie fookus on Jumala riik, vaimsed asjad. See, mida Jumal tahab, kuidas ta tahab, mida ta tahab meie läbi teha, mis on tema plaan, mis on tema tahe, mis on tema taotlused. Me taotleme seda. Ja siis me saame kui magnet, mis tõmbab seda enda ligi, mida me tegelikult vajame. Söök, jook, riided. Ta ütleb, seda kõike antakse teile pealegi. 27 salm vaatame. Kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata. Ehk kui me muretseme, kas me saame seda, mille pärast me muretseme? Ei saa. Kui mul on raha vaja, siis mida enam ma muretsen raha pärast, seda enam ma räägin raha puudusest, seda vähem mul raha on. Mida enam ma muretsen keha või sümptomite pärast, seda enam ma
tegelikult mõtlen sellele, ma räägin välja seda, et mul on mingid sümptomid. Ma takistan selle Jumala tervendava voolu enda ellu, sest ma räägin välja negatiivselt, ma räägin välja valesid mõtteid, valesid sõnu. Tegelikult see on läbi käinud, millele ma mõtlen, kus on mu fookus, see minu elus realiseerub, seda ma saan, see hakkab toimima või toimetama minu elus. Ja vale mõtlemine varastab ju väe meilt, Jumala väe. See, mitte Jumala poolt ei tule see takistus, vaid see, et me mõtleme valesti, me teeme koostööd valede mõtetega, murega. Ja mitte ainult ei vaevada meie meelt, sest tegelikult see koormab, see samamoodi koormab meid, kui me mõtleme valesti, räägime valesti, aga just, et see Jumala vägi saab takistatud siis meie elus. Korraks 31 salm. Ärge siis olge mures küsides. Ehk ära võta seda mõelda, sest see viib meid hinge tasandile, kui me hakkame küsima igasuguseid küsimusi, kuidas saab, mismoodi saab, kuidas ikkagi sellega on, kus see raha tuleb, siis me lähme hinge tasandile. Ja see on see tasand, kus kurat opereerib. Ja samamoodi usus on vastused. Ma lähen oma südame tasandile, sinna oma vaimu tasandile lähen. Jumalal on vastused. Ei pea esitama küsimusi, me heidame mure lihtsalt tema peale, ilma et me hakkaksime spekuleerima, sest me ei suuda nagu nii vastuseid leida oma peas, vaid me saame need Jumalat oma vaimu kaudu. Nii et oma mõistust ei peaks lubama üldse sellisele tasandile, kus me hakkaksime küsima, et Jumal, kuidas see asi võimalik on, millal sa ometi tegutsed, mis siis, kui on see tasand, mida vältida. Et püsime oma usu tasandil, oma südame tasandil, ehk usaldame Jumalat, me heidame oma mure tema peale ja väldime selliseid küsimusi. Me usaldame Jumalat, sest tema teab. Me usaldame seda, kes teab kõike. Tema käest tulevad meie vastused ja meil on turvaline olla koos Jumalaga, kes teab kõike. Ja me kuulume temale, me kuulume oma Jumalale, kellel on vastused meie jaoks. Ehk me teeme seda, mida me teame juba praegu, mida teha tuleb. Me usaldame Jumalat ja kui vaja, siis ta näitab meile rohkem, mida me tegema peaksime. Sellisele nii-öelda puhkusele, ma ütleksin, võib-olla see on nagu puhkus usus. Me ei saavuta muretsemisega, me ei jõua muretsedes või ka oma mõistuse arutluskäike pidi. Mida selleks vaja on, et sinna jõuda? Meil on vaja usku. Tegelikult on see usk Jumalasse, usk sellesse, et isegi kui ma ei tea mitut sammu ette, ma võin usaldada Jumalat. See on näide Abrahamist, kui Jumal ütles Abrahamile, et jäta oma kodukoht, oma suguselts, siis ta ei andnud Abrahamile kaarti, mille järgi hakata liikuma, vaid ta ütles talle ühe sammu ette. Ja Abraham pidi usaldama seda. Terve tema teekond tõotatud maale oli tegelikult minek tundmatusse ja see oli Jumala plaan, et ta läheks, sest ta käis usus, ta elas usus ja käis usus. Ta ei teadnud mitut sammu ette, Jumal ütles mine ja ta läks. Ja samamoodi tegelikult Jumal juhtis teda iga päev. Ta ei teadnud mitut sammu. Me ei pea teadma mitut sammu ette, et Jumalaga koostööd teha selles osas. Meil on vaja teada ainult järgmist sammu, meil ei ole vaja teada 5 sammu või 2 sammu. Ainult see üks samm ja Jumal tahab, et sa teeksid selle ühe sammu usus, selle sammu, mida tema sulle on ütelnud, ilma, et sa teaksid, millega see seotud on. Et see on usk. Kui me usaldame Jumalat nii palju, et me teeme temaga koostööd, teades ainult ühte sammu ja isegi teadmata, millega see kõik seotud on või kuhu see välja jõuab. Sest me teame, et Jumal juhib meid ainult võiduteel. Ainult võiduteel. Temaga koos käimine on võit.
Seega lihtsalt, mis sammud sinna vahepeale teha, sinna lõpp ja praeguse hetke vahel, see on Jumala usaldamine, küll ta näitab ja õpetab. Aga me oleme turvaliselt, vaata see on vaja endasse saada, me oleme turvaliselt tegelikult koos Jumalaga. Isegi kui ta juhatab meid tundmatusse. Sest samamoodi oli üks mees, kes tahtis järgida Jumalat tundmatusse, Abraham, ja ta jõudis välja tõotatud maale. Sinna maale, mis pidi tema rahvale saama. Nii, lähme, ja see ongi üks hea kirjakoht, Hebra 11:8. Ja see näitab, kuidas Jumal meid juhib. Siin on mul laiendatud klassikaline tõlge, et usu läbi, miga usust õhutatuna kuulas Abraham sõna, kui teda kutsuti. Kuuletus ja läks paika, mis talle oli määratud pärandiks ja ta läks, kuigi ta ei teadnud ega muretsenud selle pärast, kuhu ta pidi minema. Usu läbi, mitte teadmises, vaid usu läbi. Ta läks sinna ja ta ei teadnud, kuhu ta läheb, aga ta usaldas Jumalat, sest ta teadis, et Jumal on hea Jumal ja viib ta võiduni, kui ta usaldab Jumalat. See on üks, mis kindel. Ja me ei vaeva oma pead sellega siis, kui me usaldame Jumalat. Me saame vaevatud siis, kui me võtame valed mõtted vastu, mida kurat soovitab. Panna kõhklema, et kas see ikka on niimoodi, et sa saad Jumalat usaldada, alati saad, ikka saad. Ja vaata, kui Abraham uskus Jumalat ja usus astus välja kõik need sammud kuni lõpuni välja, siis tegelikult samamoodi, kui meie saame osavaks usus, saame osavaks Jumala järgimises. Aga me peame jääma fokuseerituks Jumalale, temale, kes teab. Jumal teab ju. See tundmatus ei ole Jumala jaoks tundmatu, see on meie jaoks. Jumal teab. Ja meie abi ei tule ju sellelt, kui me hakkame küsima küsimusi või hakkame oma peas midagi välja mõtlema. Meie abi tuleb kellelt? Jehoovalt tuleb, meie abi tuleb Jehoovalt. Ja igasugune peas arutlemine, kuidas saaks, mismoodi saaks, kust raha tuleb, kas ikka nii, kas ikka naa, see on see, mis nõrgestab tegelikult meie usku. Sest me lähme hinge tasandile ja laseme kuradil tümitada ennast. Kui me püsime usu tasandil, siis meie kulgime kuradit. Sest see on võidutasand, see on võidutee alati, kui me püsime usus. Lihtsalt keskendume sellele, mida Jumal tahab ja mida Jumal tahab just täna, mida ma teeksin. Mis on täna see samm, mis ma võtma pean, mis ma tegema pean ja keskendume sellele, meil ei ole vaja mõelda 2 sammu ette. Vaatame Filippi 4:6 uuesti korraks, mis ütleb, et ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks, et me heidame mure ja toome oma palve, aga me anname tänu. Me anname tänu. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ma annan oma mure Jumala kätte, ma keeldun muretsemast, eks? Ja ma tean, et Jumal peab hoolt minu eest, aga ma pean midagi veel tegema. Ma pean oma meelega midagi tegema. Mis ma pean oma meelega tegema? See selgub 8. salmist. Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine. Eesti keel ütles tõsine, aga inglise keeles ütleb ka tõde. Ma toon välja järgmises slaidis. Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda, kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge. Palju pikem salm on näiteks laiendatud tõlkes, mis toob välja muidugi, vennad, mis iganes on tõsi, mis väärib austamist, mis iganes on korralik, mis on õige, mis puhas, mis on armas ja armastusväärne, mis on lahke ja meeldiv ja armuline, kui on midagi vooruslikku ja ülimat, kui on midagi kiiduväärset, sellele mõelge, seda kaaluge ning sellega arvestage, ehk keskendage oma mõtted neile, sellistele mõtetele. Ja siin on ka, et me ei keskendu mitte ühele aspektile, vaid
kõikidele kriteeriumidele. See tähendab, et kui me teame kas või kellegi kohta midagi, mis on tõsi, aga mis ei ole armas, siis me ei torgi seda. See võib olla tõsi, aga see ei ole kiiduväärt, siis me ei mõtle sellele. Inimesed võivad saada vaevatud oma mõtetes või ka depressiivseks muutuda, kui nad oma mõttemaailmas puutuvad mõtteid, mis ei vasta nendele kriteeriumidele ja nad püsivad selles. Ehk selles, mis ei ole tõsi, mis väärib austamist, nad ei mõtle sellele, vaid millelegi muule. Nad ei mõtle sellele, mis on puhas, armas, armastusväärne, vaid millelegi muule. See on see põhjus, miks vaevatud saada, miks saabki, sest Jumal ütleb siin, et keskendage oma mõtted sellistele mõtetele, mis vastavad neile kriteeriumidele, mis siin salmis 8 on toodud, mis on korralik ja armas, austusväärt, puhas, lahke, meeldiv, armuline, vooruslik, kiiduväärne, austusväärne. Nendele me mõtleme. Usk, me oleme vaadanud usku pühapäeviti, usk on nüüd, praegu, eks. Inimesed kipuvad muretsema asjade pärast, mis ei ole juhtunud, nad hakkavad ette kujutama, mis võiks juhtuda, ja see on tuleviku torkimine. Siis jäävad inimesed kahetsema minevikku, aga usk jätab mineviku vere alla ja tuleviku Jumala hoolda. Usk on see, mis on nüüd ja praegu. Meie esmane vastutus, mida Jumal on andnud, on see, et me ei muretseks, sest on öelda ära muretse. Kui me astume sellest käsust üle, me teeme pattu. Ütleb ära muretse, olenemata sellest, kui suur probleem on, mis iganes meile vastu tuleb, ütleb ära muretse. Heida see minu peale, isegi siis, kui selles on meil endal suur osa mängida. Sellel nii-öelda sellel murel. Ma ikkagi heidan selle Jumala peale. Mul on võimalik alati meelt parandada, minna isa ette, näed, anna andeks, aga nüüd ma heidan selle sinu kätte ja ma tean, et sina taastad. Ma tean seda, sest sa oled ustav ja õige. Jesaja 61:3 ütleb, siin on just võetud see salm, et ta räägib siis nendest leinajatest, et andes neile laubaehte tuha asemele, rõõmuõli leina asemele, ülistusrüüb kustuva vaimu asemele, et neid nimetataks õiguse tammedeks, Jehova istanduseks, millega ta ennast ehib. Mis on ravim depressiooni vastu, kurbuse vastu, leina vastu, mis see on? Salm ütleb, see on rõõm. Rõõm on õli. See on tema võidmise voolamine, meis igas ühes on püha vaim. Igas ühes meis on võidmine. Kui me hakkame Jumalat kiitma, kui me hakkame teda ülistama, siis me vabastame oma usu ja usu atmosfääris hakkab võidmine voolama ja tuleb meist üles ja mis teeb võidmine purustab ikka. Ja õpime kiitma Jumalat enne, kui meil on lahendus käes. Kas siis, kui me ei tunne, et ma tahaksin kiita, ka siis kiidame Jumalat enne, kui ma midagi näen. Ma kiidan, mitte pärast, ma kiidan enne. Igasuguse raskuse või depressiivsusega silmitsi seismisel on oluline see, et mõelda, et Jumala ravim, mis on Jumala ravim, see on see kiitus, ülistus, rõõmutsemine issandas. Aga miks? Kas sellepärast, et mul on vastuseis, sellepärast, et mul on depressiivsus? Ei, vaid sellepärast, et Jumal teab, mina tean issandas, et mina käin võiduteel. Mul on antud võit. Jeesus maksis minu võidu eest. Minu lõpp on võit. See võit on juba nüüd käes. Lihtsalt see peab realiseeruma selles olukorras, kus ma olen. Ja kiites Jumalat vabastan ma Jumala väe. Ma vabastan selle võidmise. Ja see on viis, kuidas saada lahti niisugusest ka rõhumisest, kurvameelsusest, leinast, depressiivsusest, on kiitmine. On kiitmine ja ülistamine. Ma siiski toon selle ühe näite põgusalt siia sellest, pastor Nancy Dufresne rääkis oma kogudusest.
ühest liikmest, kes pidi minema hooldama ühte enda perekonnaliiget ja see oli ühest osariigist siis teise osariiki sõit ja ta otsustas minna autoga ja jutti sõita ilma peatumata, see oleks võtnud 4 päeva aega. Ja see naisterahvas, kes siis teele läks, sõites jäi uniseks, jäi roolis magama, sattus avariisse ja suri. Ja kui Nancy räägib siis nagu enda näitest, et kui ta seda kuulis, ta füüsiliselt tundis seda, et lein, kurbus ja kõik see tahtis tema peale tulla väga tugevalt. Ja ta tunnistas, et ta läks sinna sama küsimuste tasandile, et Jumal, kuidas see juhtus, mida ma oleks teha võinud, miks? Sellised küsimused tulid ja siis ta tuli palves, siis Jeesus ütles, et kus ta praegu on, kus see inimene praegu on, ütleb taevas. Ja kui Jeesus küsis, et kas sa kurvastad selle pärast, et ta on taevas, minu juures, minu aus, ole tänulik, et ta ei ole praegu võrgus. Et vaata, kriisihetkedel on see, et me fookus võib nihkuda ära, eks ju. Et mida me meeles hoiame või meelde tuletame. Kui Nancy sellest aru saab, et ta hakkas kiitma ja ülistama, et võit on antud, meil on võit antud, me oleme päästetud, me ei pea minema põrgusse, et reaalselt siis kiites ja tänades võidu eest ja sellest, mida Jeesus meie heaks on teinud, see lein ja depressiivsus ja kõik see lihtsalt haihtus tema pealt. Et seda ta koges füüsiliselt, tuntavalt seda kõike. Ja tänu viis selle minema, kiitus viis ära, ta fokuseeris õigele asjale, ütles, et jaa, ta on ju sinu juures. Mis iganes see oli, ma ei pea laskuma küsimuste tasandile. Et mõnikord on inimeste eludes väga suured või rasked katsumused, aga kiitmine, ütleme, et kiitmine ja ülistamine ei tee neid justkui, kuidas ma ütlen, tähtsusetuks, sest mõnikord inimesed tunnevad, et ma lähen väga raskest asjast läbi, eks ju, ja ta ei taha, et keegi seda kuidagi kergelt võtaks. Aga Jumala kiitmine toob nagu midagi sellist veel võimsamat üle selle olukorra. See tähendab, et Jumala kiitmine toob selle väe, mis on üle selle probleemi, millega inimene silmitsi seisab. Et see on veel vägevam kui see probleem. Ütleme, Jumala vägi on veel vägevam ja võimsam, mis saab sind üles tõsta sellest olukorrast. Et see on see, mida kiitmine ja ülistamine teeb. Ja kuidas ta veel aitab, on see, et Jumalat kiites ja ülistades lisaks sellele, et ma panen ka selle pühavaimu võidmise liikuma usu läbi. Ma panen selle võidmise, mis on minu sees. Ma panen selle liikuma. Aga lisaks sellele ma ju fokuseerin sellelt probleemilt Jumalale, ehk sellele, kes on tervendaja. Mu fookus nihkub sellele, kes on tee, kes on lahendus minu jaoks, mitte see, mis on minu probleem. Ja Jumala kiitmine ja tänu paneb voolama Jumala väe ja minu fookus nihkub õigele asjale. Mõnikord, kui on väga keerulised olukorrad inimestel, siis võib tunduda, et kui ma tean, et ma pean hakkama kiitma, et see on see, kuidas ma vabastan Jumala väe, siis on see, et see siit kõrgemale ei tõuse see kiitus. Just kui potsti kukub maha, et ta kuskile ei lähe, see tähendab, et me oleme hinge tasandil. Me oleme veel mõistuse tasandil, see tähendab, tuleb kiitmist jätkata nii kaua, kuni meie vaim haagib sellega. Mõnikord on vaja nagu natukene kauem seda teha, et saada siis nii-öelda vaimu tasandile. Kui pea on nagu väga tugevalt kedranud teatud mõtteid. Millal tuleks kiita Jumalat? Kogu aeg on kiitus mu suus. See on tegelikult mitte ainult raskustes, et kui mul on raskus, et nüüd ma tuletan meelde, et ma hakkan kiitma Jumalat, vaid ka siis, kui mul hästi läheb, ka siis kiidan Jumalat, ehk see on mu elustiil. See on elustiil. Ja pole olukorda, millest ennast välja ei saaks kiita. Sest Jumala vägi on alati suurem kui mis iganes. Jumala kiitmine, ülistamine paneb tema väe liikuma. Ja see on igas olukorras kehtib, iga olukorra jaoks, ükskõik kui suur see olukord ei tundu või see vastuseis ei tundu, siis see on viis, kuidas ennast
välja kiita sellest olukorrast. Et see on see, miks on vaja Jumalat kiita. Ja mitte sellepärast, et mul on mingi raske olukord, vaid see tegelikult, ma kiidan Jumalat tema suuruse pärast, tema võimsuse pärast, see, et on hea, tema sõna pärast ma kiidan. Sest tema on minu vabastaja, ta on mu päästja, ta on mu tervendaja. Aga siis tuleb kurat, kes tahab valetada, et sinu olukord on nii hull, et kiites see küll sellest välja ei tule. Sest me ei kuula kuradit, eks. Sest me tuleme sellest välja. Jumala vägi on võimas. Ma ei toonud välja siin apostlite tegude 16 peatükk on see Pauluse, ma ei toonud välja Pauluse ja Siilase lugu, kus nad vangis olid, et nad olid öösel, neid peksti, neid viidi vangi, mis ei ole tänapäevane vangla, et meil on seal telerid ja söök ja jook ja mugavad tingimused. Noh, ma ei tea tegelikult, ma ei ole käinud, aga nii ma olen kuulnud, et on elamisväärsed tingimused. Aga seal oli pime, seal oli kesköö, nad olid pandud ahelatesse, eks. Mida nad tegid? Nad palvetasid ja hakkasid kiitma. Ja nad kiitsid ja kiitmine oli see, mis tõi väe avaldumisse. Ehk see värises see maa siis, kui nad kiitsid Jumalat. Ja kui nad olid lahti saanud, siis nad ei läinud ära, sest tegelikult kiitmine oli nad vabaks teinud. See oli see, millest nad aru said, nende elu kõige tumedamal tunnil. Et see kesköö sümboliseerib veel nagu inimese kõige hullemat aega oma elus, eks ju. Ja nad olid peksa saanud. Nende füüsiline olukord oli raske. Nad olid seal jubedas vanglas ära piitsutatud, tõenäoliselt valudes. Jalad olid kinni pandud ja nad leidsid selle, et ma kiidan Jumalat. Selles olukorras hea lugeda siit, et nad võib-olla tundsid ja võib-olla ei tundnud nii. Kui füüsiliselt või vaimselt või emotsionaalselt on raske, siis me väga tihti ei tunne niimoodi, et ma tahan kiita. Aga see ongi see oskus. Ma lähen teadlikult. Ma kiidan Jumalat, sest ma tean, et see on viis, kuidas ma vabastan Jumala väe enda olukorra jaoks. Ja see oli viis, kuidas nemad said vabaks, kiites Jumalat. Kiitsid tee vabaks pimedusest. Ahelatest, sest ahelad kukkusid ära, uksed läksid lahti, nende tee läks lahti tegelikult. Nad said vabaks, kiites Jumalat. Mul on veel 61.3 Jesajal üks hea laiendatud tõlkeversioon siin. Mis ütleb, et pakkuda lohutust ja rõõmu Sioni leinajatele. Anda neile iluehe pärg või diadeen tuha asemel, rõõmuõli leina asemel. Kiitusrüü raske, koormatud ja jõuetu vaimu asemel. Et neid hüütaks õiguse tammedeks, kõrgeteks, tugevateks ja suurejoonelisteks. Tuntud õigluse ja Jumala ees õige seisuse poolest. Issanda istutuseks, et teda austataks. Leinamine ei austa Jumalat. Kui me käime ringi leinates depressiivselt, mossis, see ei austa Jumalat. Ta annab meile kiitusrüü, rõõmuõli, et meid hüütaks õiguse tammedeks. See austab Jumalat. Nii, on jälle hiir kuskil. Nii, lähme Jakobuse 1. peatükk, 2-3 salm ütleb, pidage lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse ja teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust. Ehk mine rõõmu teele. Sa kiidad end vabaks rõhumistest, vangistustest, vaevast, rusumisest, erinevatest probleemidest, kuidas saada vabaks. Kiites Jumalat, ütleb, pidage lausa rõõmuks. Õige mõtlemine on see, mis hakkab rõõmutsema, siis kui on vastuseis. Miks?
mitte vastuseisu tõttu, mitte see, et meil on vastuseis, vaid see, et me teame lahendust, sest me kõnnime võiduteed pidi. Ma toon jälle laiendatud tõlke, mis annab natukene laiemalt. Pidage seda täiesti rõõmuks, mu vennad, kui te satute mingisugustesse katsumustesse või mitmesugustesse kiusatustesse. Olge kindlad ja teadke, et teie usu läbikatsumine ja proovilepanek toob esile vastupidavuse, kindlameelsuse ja pikameelsuse. Me teame, meil on vastuseis, aga me teame, mis on teisel pool. Meil on võit. See on meil teada, see on meil käes, Jeesus on maksnud võidu eest. Ja me teame ka seda, et kui me sellest katsumusest läbi tuleme, siis nagu ta ütleb, teadke, et teie usu läbi katsumine ja proovile panek toob vastupidavuse. Ehk tegelikult on kannatlikkus meid tööd teinud, aga miks on meil kannatlikkust vaja? Sest Piibel ütleb ka, et usu ja kannatlikkusega me saame oma tõotused kätte. Eks ju? Et kannatlikkust on väga vaja meil usuelus, sest ilma kannatlikkuseta võib usk alla anda, enne kui ta oma selle lahenduse siia füüsilisse maailma realiseerib. Kannatlikkus annab usule vastupidavuse. Annab vastupidavuse ja see ongi see, kuidas mõistlik meel või õige mõtlemine näeb seda, et kui see olukord ei ole rõõm mulle, siis ma pean seda rõõmuks, teen otsuse. Mitte ei lähtu oma tunnetest, vaid ma teen otsuse seda rõõmuks pidada, sest ma tean, et ma käin võiduteel, ma tean, et võit on minu, sest Jeesus on mulle lunastanud võidu. Ma tean, et lahendused on olemas, Jumalas on lahendused. Tal on vastused. Ma käin koos Jumalaga, kes teab kõike. Ja tema ilmutab mulle. Kui on vaja teha teatud asju, ta ilmutab mulle. Ja ma tean ka seda, et nüüd see olukord, kust mina olen, on võimalus seista Jumala sõnal ja kasvatada ja tugevdada enda usku ja kannatlikkust. Ehk see on just kui usu treenimise periood, see on see, kuidas ma vaatan seda. Ma võin vaadata seda, et nii nagu ma hantlitega teen lihastele tööd, eks ju, nõnda on mingisugune vastuseis usu jaoks. Ta saab tugevdatud, ta saab karastatud, ta saab kasvatatud. Ma saan usukogemuse, ma saan selle võidukogemuse, usukogemuse. See ei ole mitte ainult mulle kasulik, vaid see on tegelikult teistele kasulik. Ükskõik on see kaaskristlane koguluses või on see su enda laps, abikaasa, sugulane, tuttav, kes näeb, et sa oled mingist olukorrast läbi tulnud võidukalt ja sa saad talle öelda, ma tegin niimoodi, ma käitusin niimoodi, Jumal tõi mu välja. Usk ei saa tugevaks ilma vastuseisuta. Aga meil on võimalik võtta Jumala sõna, panna see praktikasse ja näha seda niimoodi, et see vastuseis on imeline võimalus seista Jumala sõnal, panna praktikasse seda, mida ma tean, kasvatada ja teha oma usk tugevaks. Usk ei muutu tugevaks ainuüksi piibli lugemisega. Usk ei saa tugevaks sellest, kui me tunnistame ainult Jumala sõna. Usk tuleb kuuldust ja kuuldu Kristuse sõna kaudu. Aga kuidas usk tugevaks saab, siis kui me paneme ta praktikasse. Siis kui talle tuleb mingi vastuseis ja mina seisan sellele oma usuga vastu. Ma rakendan oma usku, ma võtan Jumala sõna ja panen selle praktikasse selles olukorras. Ja ma saan tugeva usu endale. Sest meil on tugev usk siis, kui meil on kogemus sellest usust, kuidas me rakendame usku. Siis me saame sellest usust, mis võidab vastuseisu. Sest üksnes praktiseerimine kasvatab usku. Ja mis võiks olla, kuidas ma ütlen, võib-olla, ma ei saa öelda, mis võiks olla imelisem, aga see on üks väga hea asi, kui me võiksime mõelda endast kui näitest kellegi teise elu jaoks, eeskujuks.
kes on eeskuju? Eeskuju annab mustri. Näiteks kui me lahendame mingit ülesannet, ükskõik matemaatikas, siis tihti on see, et näide, võta näide, õpi selgeks ja rakenda seda nüüd erinevate ülesannete lahendamisel, tee näite alusel, eks. Ja mõtle, kui meie oleme näited. Jumal ütleb, näed, vaata, seal on näide, seal on eeskuju. Tema tegi nii, võta näiteks, võta aluseks. Kas see oleks mitte äge ju? Et me saaksime olla kellegi jaoks need näited või eeskujud, kelle peale Jumal saab näidata, vaat niimoodi, vaat nii tuleb teha. Et see on see, kuidas me saame usku praktiseerida läbi nende vastuseisude, mis meile tulevad, me rakendame usku ja saame usu tugevaks, saame usu lihasi tugevaks. Nii et mida sa teed siis, kui vastuseis tuleb? Sa pead seda rõõmuks. Sa pead seda rõõmuks. Ja ehk, mis sa teed, sa rõõmutsed. Sa rõõmutsed. Et iseenesest sõna tunnistamine on oluline, piibli lugemine väga oluline, aga mitte miski nendest asjadest ei asenda seda rõõmutseda, et sa rõõmutsed. Et sa võid tunnistada võitu, aga sa pead rõõmutsema selle võidu üle, mis tegelikult sul on antud, enne kui see füüsiliselt avaldub. Vaid sa rõõmutsed enne, sa tead, sa usaldad Jumalat, et ta on sulle võidu andnud. Sa tead lahendust juba nüüd, sest sa usaldad Jumalat. Sa usud teda ja usaldad teda. Sest me ei rõõmutse mitte selle katsumuse pärast, vaid tema sõna pärast. Sellepärast, et tema on ustav. Ja me rõõmutseme katsumuse ajal, mitte siis ei pea nagu ootama, et see mööduks. Sest rõõmutsemises juhtub, mis rõõmutsemises hakkab vägi voolama. See on see, mis hakkab voolama just, nagu ma ütlesin, ka kiituses ja tänus, et see voolab meie olukorra heaks, ükskõik mis olukord on. Ja rõõmutsemine on see, mis juhib Jumala väe meie olukorda, et sellega tegutsema hakata. See vabastab ka meie usu, rõõmutsemine. Rõõmutsemine Jumalast vabastab meie usu ja Jumala väe. Et selles mõttes, kui me rõõmutseme natukene, siis me vabastame natukene Jumala väge. Kui me rõõmutseme palju, siis me vabastame palju Jumala väge. Kui Iisrael liikus tõotatud maale, siis nad jõudsid ühte linna, Jeriko linna, kus olid suured müürid. Mis nad tegema pidid? Jumal andis neile strateegia, eks ju. Ütles, et kõndige ümber, olge vait. Ta alguses ütles. Ja 6 korda kõndige, et andis ühe strateegia, eks ju, et kuidas müüre maha saada. Ärge rääkige midagi, ärge rääkige uskumatust, ärge rääkige kaotust välja, ärge rääkige seda, sest mis oli Iisraeli probleem olnud 40 aastat kõrges. Nad ainult kaeblesid juhtide üle ja toidu üle ja vee üle ja see oli harjumus. Ära räägi uskumatust välja. Aga lõpuks, kui ta ütles 7. päeval, siis nad pidid 7 korda, eks ju, ja siis viimasel korral oli see, kuidas nad pidid siis kisama, et mitte see kisa iseenesest ei tee midagi, et me võime ju müüridele kisada palju tahame, aga see on see, et kui ma kiidan Jumalat, ma usus nii-öelda, teen selle võiduhüüu, siis ma vabastan Jumala väe oma olukorra jaoks, mis iganes olukord on, ei ole olukorda, kust ma ennast välja ei rõõmutse. Et see on üks asi, mis on tegelikult vaja selgeks saada. Et kui tuleb olukord ja tunned, et ma ei taha rõõmutseda, ma ei tunne nii, siis ma teen otsuse. Ma lihtsalt teen otsuse, sest mul on Jumala väge vaja praegu. Mul on vaja, et ta taastaks mind, mul on vaja, et ta lahendaks selle olukorra. Eks? Et me peame saama osavaks kiitmises. Me kiidame tunnetest hoolimata, olukorrast hoolimata, sellest, mida ma näen, ma ei hooli seda, mida ma kuulen, ma ei hooli, ma kiidan Jumalat. Et kiitus on alati meie suus. Et kiitus on ka see viis, et mõnikord on vaja kuskile sisse saada, eks ju. Et ma kiidan ennast terveks või. Aga mõnikord on vaja kuskilt välja ennast kiita, mingitest ahelatest, mingisugustest on see mingi seotus, sõltuvus, mis iganes, et on probleemid, mis on vaja välja saada nendest. Ja kiitus on mõlema suunaline viis, mis toimib. Ma ei ole endale kirjutanud see välja, aga mulle meenub see sama, ma ikkagi tahan selle välja tuua, see äge lugu, kus
kus Nancy jällegi ütles, et tal oli üks peale, kui ta Jumala juurde ära läks, kus tal oli, see koorem oli suur teenistus ja kõikide asjade pärast ja siis ta pidi minema linna kohtuma igasuguste advokaatide ja juristide ja igasuguste linnaisade ja asjadega. Ja olukord oli pöördunud nagu nende kahjuks, et tehakse nagu mingi otsus, mis ei soosi neid. Et oli palves ja siis ta hakkas salme laulma, kiitma Jumalat ja ta koges oma vaimus rõõmutse. Ütles, pühas vähemalt ma hakkan tantsima. See oli kõik, mis ma tolle hommikul tegin, eks ju. Ja siis ma läksin sinna koosolekule ja istusime ja rääkisid oma jutud ära ja siis, kui nad välja tulid, siis ei olnud veel justkui seda õiget otsust tehtud nii-öelda, aga keegi jättis nende kambast ühe paberi sinna ruumi ja kui nad sinna sisse seda tooma läksid, siis neil härradel seal koosolek jätkus ja nad ütlesid, et see olukord muutus niimoodi, et nad tegid otsuse siis nende kasuks. Et see olukord pöördus täiesti sõrmenipsust. Nad ütlesid, aga mina vabastasin Jumala väe. Ja ma ütlesin, et Jumal, see on sinu probleem. Mina vabastasin väe, nüüd sina tegutse. See ei ole enam minu kätes, see on sinu kätes. Ja Jumal sai tegutseda, sest läbi rõõmutsemise vabastati Jumala vägi selle olukorra jaoks. Et ükskõik, mis on olukord, siis see rõõmutsemine on see viis, Jumala kiitmine on see viis, kuidas me juhime Jumala väe sellesse olukorda ja vabastame. Ja rõõm on otsus, mitte pelgalt tunne. Nehemia 8:10 ütleb, ja ta ütles neile, minge sööge rasvaseid roogi ja jooge magusaid jooke ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud, sest see päev on pühitsetud meie issandale ja ärge kurvastuge, sest rõõm Jehoovast on teile kindlaks linnaks. Iisrael oli olnud Jumalale sõna kuulmatu, nad olid käinud teistel teedel, mitte Jumala teedel. Ja nüüd olid nad tulnud tagasi ja nüüd öeldi, et minge sööge rasvaseid roogi, jooge, see on pidupäev, aga ta ütles ka siin lõpus, et ärge kurvastuge. Et tegelikult see on oht, et me võime lasta valed mõtted sisse, et kui me ei ole teinud kõike nii, nagu Jumal on tahtnud, käinud Jumala plaani järgi või tema tahte järgi. Kui me oleme kaldunud kõrvale, siis on see oht, et me laseme selle kurvastuse sisse ja me ei tohi seda teha. Sest ütleb, et rõõm Jehoovast on kindlaks linnaks. Me rõõmutseme Jumalas, rõõm on vaimne jõud, mis toob meid välja kurvastusest, valelt rajalt Jumala juurde, annab meile jõu, annab meile kindlus, annab meile tugevuse tagasi. Sest suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Hoolimata sellest, mida me tunneme, me rõõmutseme ja me ei lase valedel mõtetel tulla, sest ta ütleb siin, minge sööge rasvaseid roogi. See on pidu. See on pidu, kui me tuleme Jumala juurde tagasi. Kui me oleme midagi eksinud, me parandame meelde, tuleme tagasi Jumala juurde ja ei lase enda pähe neid mõtteid. Et ma olin ära, ma kurvastasin Jumala, ma ei teinud tema plaani, ma läksin temaga vastu olla, ma ei lase neid, sest ütleb, ärge kurvastuge selle pärast. Te olete meelt parandanud, rõõm Jehoovast on teile kindlaks linnaks. Nüüd te rõõmutsege. Rõõm on see, mis edastab Jumala väe. Ja rõõm on vaimne vägi. Mille me vabastame naeru kaudu, me võime lihtsalt naerma hakata, see on ka üks viis. Sellest rõõmutsemine tegelikult on see, et me haarame oma keha sellesse. Ma teen oma kehaga midagi. See ongi see, et kas ma plaksutan käsi, ma naeran, hüppan, tiirutan. See on mingi füüsiline tegevus, on see rõõmutsemine. See sisaldab mingit füüsilist tegevust. Sellega ma väljendan oma rõõmu ja rõõmutsemist. Ja et rõõm on meie tugevus. Ja see juhib meid Jumala tugevusse. Rõõmutsemine. Nii, vaatame veel Filiplastele 3:1. Peale kõige, mu vennad, rõõmutsege issandast. Me rõõmutseme, et oleme temas. Meil on küll vastuseis, aga ma ei lase vastuseisu enda sisse.
vaid Jumal on minus, mina olen temas. Jah, ma võin minna mingist vastuseisust läbi, aga ma pean kõike rõõmuks ja ma tulen võidukalt sellest läbi. Ja ma tulen võidukalt nii läbi, et minu usk saab karastatud ja tugevdatud, sest kannatlikkus on minus saanud tööd teha. Ja ükskõik, mis vastuseis mul on, ma jätan meelde, ma rõõmutsen issandas, ma olen issandas, sest kui mis iganes ründab, ma tahan olla issandas. Kui sümptomid esile tulevad, ma tahan olla temas, kes on minu tervendaja. Kui mingisugune vastuseis tuleb, siis ma pean meeles, ma olen temas, kes on minu jõud ja minu tugevus. Panen korraks ette veel Philippi 4:6. Ärge muretsege, vaid tooge tänu. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab meie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Kristuses on võit. Ja meie oleme Kristuses. Kristuses on Jumala vägi. Ning see vägi temas saab jagu sellest, mis tuleb tema vastu. Kui meie oleme Kristuses ja ka meis on Jumala vägi, siis see on võimsam alati kui see, mis tuleb meie vastu. Rõõmutsemine hoiab meie fookuse eemale katsumustest ja hoiab selle fookuse Jumalal ehk vastusel. Nii et me ei muretse mitte millegi pärast, me heidame mured Jumalale. Ja me rõõmutseme, täname ja kiidame Jumalat selle eest, kes ta on, et ta on andnud meile võidu, ta on andnud meile rahu, ta on andnud meile vabaduse, ta on andnud meile lahendused ja me hoiame fookuse Jumalal ehk vastusel, temal ja tema tugevusel.